Ja minu eesmärk täna ongi siis pigem jagada teile mõningaid nippe ja ma olen rahul, kui keegi teist läheb siit ära mingi uue teadmisega ja saab tänu sellele oma tööd natuke kiiremaks teha ja tänu sellele rohkem keskenduda arendustegevusele ja inseneeriat teha lihtsalt paremini. Et natukene taustaks ka, et siin näete ühte logo Nave Technologies ja ilmselt keegi pole mitte midagi sellest kuulnud. See on väga õigustatult nii, sest see ettevõte on asutatud väga hiljuti ja sellel ei ole mitte mingit finantsnäitajaid ega tegevust veel, aga tänase päeva eesmärgiks on siis mitte rääkida nii väga sellest ettevõttest, vaid rääkida sellest teekonnast, kuidas ma jõudsin sinna, et sellist asja oleks vaja. Ja loodetavasti te siis päeva lõpuks saate rohkem aru. Minust endast siis natukene ka. Paljud võib-olla on kuulnud või kokku puutunud, paljud võib-olla ei tea, aga et siis olen soojusenergeetika insener. Töötan täna siiamaani tegelikult sellises ettevõttes nagu Filter, kes teeb siis energialahendusi ja veetöötluslahendusi meie tööstustele ja mitte ainult Eestis, vaid siis ka mitmes teises Euroopa riigis. Ja alustasin üsna nagu algstaadiumist ehk kasvasin sisuliselt siin ettevõttes üles, et tulin siia praktikandiks ja nii see edasi see elu läks. Kuni viimane amet oli siis müügitiimi juht ja selle aja, ütleme 10 aasta peaaegu sees sai siis tegeleda katlamajadega, soojasõlmedega, energiasäästu projektidega, väga paljude erinevate protsessidega. Aga täna, ütleme selle aasta algusest on fookus natuke mujale läinud, et olen küll ettevõttes Filter alles tänase päevani, isegi praegu olen Filtri kontoris. Aga et ma olen pigem nagu taustajõud, müügiinseneride, ütleme arendusinsenerid aidata siis teha protsesse natukene selgemaks. Aga minu põhifookus on täna siis ettevõttes Nave Technologies ja katsun siis aidata mitte ainult filtriinsenere, aga teisi insenere veel teha nende tööd kiiremaks, läbipaistvamaks ja tõhusamaks, pakkudes siis tarkvara lahendust. Aga hüppaks siis edasi järgmise slaidi peale ja sisu kord ka siis üle käia, et natuke räägin sellest taustaloost, miks ma üldse siia jõudsin ja miks üldse on töövoogude digitaliseerimine oluline, mis ta üldse on. Ja siis analüüsime natuke, kuidas insener täna tööd teeb või mis protsesse ta peab läbima ja vaatame, mis siis täna kasutusel on, et seda tööd teha või seda digitaliseerimist teha. Ja alustan siis taustast, et siin on toodud mõned siis sellised faktid. See ei ole nüüd Eesti andmete baasil või meie kui soojusenergeetikute andmebaasil, vaid see on globaalne inseneride kui eriala probleem, et meil täna töötavatest inseneridest valdav osa hakkab minema pensionile või jõudma sinna ikka ja peale tuleb aina vähem või pigem vähem insenere, ehk siis see nõudlus, mis riikidel ülikoolile näiteks on, et kui palju uusi insenere on vaja, siis sihuke keskmiselt 25% see nõudlus on üldse täidetud. See oleneb väga riigist, oleneb erialast, aga see on selline väga keskmistatud fakt. Ja ma usun, et te kõik olete seda ka kogenud, et kui on vaja värbata uusi insenere, siis tegelikult kedagi värbata väga ei ole. Saab värbata otse koolipingist kedagi, kellel ei ole väga teadmisi veel või kogemust. Ja ma mäletan ise nüüd ju rohkem kui 10 aastat tagasi, kui ma läksin seda eriala õppima, siis paljud ütlesid mulle ka, et oi, et siis kindel töö on garanteeritud, väga hea palk on garanteeritud, sest neid insenere üleüldse maailmas on vähe ja praegu olles selles vallas, siis ma nagu täitsa kogen seda. Ja kui mõelda, et kuidas seda probleemi lahendada, siis päris raske on seda teha, päris raske on toota insenere juurde. Et ma väga tahaks siinkohal kiita ja tunnustada Igor Krupenskit, kes on väga võtnud südameseks selle, et inseneri valdkond üldse oleks tuntud ühiskonnas rohkem ja et meie lapsed ja noored saaksid sellest rohkem aru, et teeb erinevaid koolitusi ja erinevaid
siis selliseid laagreid ja asju, et aga see on asi, mille mõju me tunneme alles heal juhul 10 aasta pärast. Et see, et me populariseerime seda eriala, see tähendab, et me peame ootama, kuni need inimesed või need noored hakkavad üldse jõudma sinna ikka, et nad hakkavad valima seda eriala, pluss siis nad õpivad koolis selle aja ja siis tulevad alles tööturule, et tänasest päevast 10+ aastat läheb aega, et me seda mõju tunneksime, et meil on kogenud insenere rohkem. Ja samal ajal globaalselt maailmas on meile kui inseneridele päris suur surve, sest emissiooninõuded lähevad pidevalt karmimaks, meil on pidevalt vaja hakkama saada efektiivistamisega või optimeerimisega, pidevalt peavad seadmed minema täiuslikumuse poole, ehk siis me peame tegelikult kogu aeg arenema edasi. Samal ajal, kui meil on nagu inseneride puudus, siis seda on väga raske teha. Ja see siis jäi mind nagu painama oma töös. Ja siis see kolmas probleem siin on siis see, et inseneri tööst, kui me mõtleme tema töövoogu, siis üldjuhul selline alla 50% ehk keskmiselt 20–40% ajast siis kulutab ta reaalselt oma inseneri teadmiste rakendamisele, ehk siis ta päriselt loob mingit kontseptsiooni, teeb dimensioneerimist, valib tehnilisi seadmeid, aga ülejäänud ajast kulub selliste mitte inseneri oskusi vajavate tegemiste läbiviimiseks, näiteks suurte andmemahtude seest otsimine, mingi ühe tüki komponendi otsimine või emaili kirjutamine või lihtsalt juhtimine, oma projekti juhtimine näiteks, et sellised tööd. Ja siis ma otsustasin, et ma keskendun sellele alale, et kuidas siis ühe inseneri, kes täna juba meil olemas on, kuidas teda teha kiiremaks, efektiivsemaks. Enne kui ma sinna lähen, siis ma räägin sellest probleemi taustast veidi veel, et mis juhtub, et meil on insenere vähe, et võib-olla see ei olegi suur probleem, et meil on kõigil head palgad ja töökoht garanteeritud, aga et mis globaalselt, kui me nüüd nagu oma kingadest välja astume, et mis siis juhtub, et insenerid on ülekoormatud, need, kes meil täna on siis, või siis võivad olla ebapädevad, sest nad on väga veel kogenematud või neil ei ole piisavalt aega olnud, et sisse elada, kui nad saavad juba väga suuri kohustusi. Palgakulud ettevõtetel suurenevad ja see võib ju mõelda, et ei ole minu probleem, aga tegelikult on, et ettevõttel ei ole võimalust panustada nii palju enam oma tehnoloogia arendusse ja pigem siis tekibki see pidev tulekahju režiimis töötamine, et näiteks müügiinsener, ta ei jõua panustada uute võimaluste otsimisele, vaid ta pidevalt lihtsalt tegeleb nende päringutega, mis tuleb või mingite teemadega, mis laual on ja pigem kuhjumas on. Et see ei pruugi olla kõigil nii muidugi, aga kogedes seda inseneri tööd erinevates ettevõtetes, kellega olen kokku puutunud, siis pigem kipub see töörežiim nii olema. Ja mis siis juhtub, kui me pidevalt tulekahju režiimis töötame, tulemuseks võivad olla vigased projektid, mõnikord ei ole see nagu nii hull, väiksed apsud tulevad ikka sisse, aga halvimal juhul võib see olla mingi suurem eelarveviga, mingi tehniline viga, peab midagi välja vahetama või isegi õnnetus. Et see mõju tegelikult on päris suur. Nii, aga ma tean, et Eestisel on kombeks kontrollida, kas me oleme siin kohal, siis minul on omapoolne kontroll, et siin on üks online välkküsitlus, siin on QR-kood, et ma usun, et kõigil meil on telefon läheduses, taskus, laua peal, et siin link Slido keskkonnale, kus saab siis vastata 3 küsimusele. Et siis ma saan kinnitust ka, et kas keegi kuulab või ma räägin ühele mustale seinale. Et ma nüüd vahetan ise ka ekraani, loodan, et tehnika töötab, teeb koostööd ja lähen siia üle ja siit samast tekib see sama QR-kood. Ja nii, siin on siis küsimus, mis tööriistu sina täna kasutad inseneri töö tegemiseks ja siin juba on näha, et hakkab tulema vastuseid. Excel on väga levinud. Ma loodan, et te vist näete ka laivis oma ekraani pealt ja ka siit minu ekraani pealt. AutoCAD loomulikult väga levinud inseneri tööriist. Excel on väga-väga suur
korduv. Ma korra lülitun nüüd, ka vastuseid tuleb 25. Saame pärast sellest kokkuvõtte teha, siin kohe praegu ei jõua võib-olla kõigega kaasa minna. Aga Excel on väga põhiline. Ja AutoCAD. Meil on väga aktiivne kuulajaskond, 34 vastajat, sellest on ainult hea meel, et ei räägi seinaga. Väga hea. Ma korra vaatan, ma loodan, et ma kellegi poolikut tööd nüüd ei riku, aga ma lähen siia algusesse või esimese küsimuse peale, et kui sa mõtled nüüd oma tööaja peale, siis kui palju sa sellest päriselt tegeled inseneeriaga, ehk siis kui palju sa arvutad, dimensioneerid, kasutad neid teadmisi, mis sa õppisid ülikoolis või kogesid oma töö käigus ja ülejäänud aeg siis on see osa, mida võiks teha keegi, kes ei ole insener. Sisuliselt kas siis assistent või lihtsalt mingisugune kaaskolleeg, kellel ei ole seda haridust. Et siin on näha, et pigem vähe, 0–20% ajast on see aeg, kus me päriselt midagi oma inseneri teadmisega rakendame ja loome. Et väga hästi tuleb siit vastustesse välja. Nii, ja viimane küsimus, mida ma tahaks teilt täna küsida, et kui tihti sa oma igapäevatöös kasutad AI-d, on ta siis see chat või mingi muu lisamoodul, et kas ta teed seda iga päev või niimoodi üksikud korrad või harva või oled paar korda ainult proovinud, et lihtsalt mis esimesena sobiks vasta, mis pähe tuleb. Et lihtsalt selle eesmärk on näha selle, ütleme, kuulajaskonna nagu kasutuskogemust või sellist, et kui palju üldse AI-d oma töös, inseneritöös kasutatakse. Et pigem on näha siis tihti, et see on üsna levinud ja siis väga harva ka. Ja keegi on öelnud, et ka üldse ei kasuta. Aga igapäevaselt on ka päris vähe, see on väga huvitav. Okei, suur tänu kõigile, kes vastasid. Ma katsun nüüd tagasi minna oma loengu slaididele. Nii. Selle kinni ka. Et veel kord suur tänu. Lähme loengu teemadega edasi, et kui on huvi, ma võin need tulemused pärast eksportida ja saata osalejatele. Miks ma seda kõike üldse siis küsisin, et nüüd täna saate siis sellele vastuse, ma loodan. Et me nägime eelmisel slaidil, mis juhtub, kui insenere on vähe või mida see mõjutab, mis see nagu nii-öelda ring tekib. Et siis mida saaks teha, on siis oma teadmisi digitaliseerida ja mis see digitaliseerimine siis tähendab. Ma proovisin seda kuidagi ühe lausega kokku võtta, siis see on valdkonna oskusteabe standardiseerimine korduvkasutavasse vormi. See on väga keeruline definitsioon, aga põhimõtteliselt see tähendab siis seda, et kui sa oled selleks, et sa oma tööd saaksid teha, oled mingisuguse mudeli endale üles ehitanud, näiteks mudel, et midagi arvutada. Ja kui sul on arusaam, et seda mudelit sa hakkad kasutama võib-olla mitu korda, ehk siis näiteks paari kuu pärast võib-olla läheb uuesti seda mudelit vaja, siis mõistlik on see teadmine digitaliseerida sellisel kujul, et sa saad sel korral uuesti piltlikult sahtlist võtta ja kasutada, et sa ei pea uuesti leiutama seda protsessi, kuidas sa arvutad midagi. Et see on nagu see mõte ja taustal ka see mõte see, et kui kunagi on vaja see teadmine kellelegi edasi anda järgmisele kolleegile, siis seda on hästi lihtne teha, et saab ka keegi teine, kolmas silmapaar aru sellest protsessist ja sellest mudelist ja oskab seda kasutada või vajab mingit väikest sissejuhatust, aga oskab ikkagi kasutada. Ja siis me loomulikult ei pea digitaliseerima kõiki väikse infoampse, mida me kuskilt leiame, vaid pigem just seda, mis on korduv kasutatav ja mis on selline natuke kirjutamata või praktiline kogemus, mida ei saa õpikust või kuskilt juhendist. Ja mis on lihtsalt pidevalt töös olev. Ja nüüd järgmiseks käin läbi mõned punktid, miks me üldse peaks digitaliseerima oma know-how'd, et võiks ju mõelda, et see ongi see, miks ma ülikooli läksin ja miks ma nii kõrget palka saan, et ma ei taha seda jagada. Aga kui me võtame nüüd nagu suurt pilti ja ettevõtet, inseneribüroo näiteks, siis aeg on ikkagi raha.
et see annab võimaluse ettevõtetel teenida lihtsalt sisuliselt rohkem. Ehk siis, kui me võtame 2 inseneribürood ja 2 inseneri, kes seal töötavad, üks on siis insener X ja teine insener Y kuskil erinevates büroodes, aga teevad sama asja ja nad on sama erialaga, umbes samase taustaga, sama kogemusega. Ja nüüd ühele insenerile antakse ette mingisugune mudel või platvorm, kus näiteks, ma ei tea, soojaselme komponente valida või dimensioneerida ja teisele mingit sellist head mudelit ette ei anta, vaid öeldakse lihtsalt siin on Excel, arvuti, Google ja kasutame oskusi ja tee see valmis. Siis suure tõenäosusega nad mõlemad saavad sellega hakkama, neil on see oskusteave olemas, aga lihtsalt ühel läheb sellega palju kiiremini aega. Ehk siis üks teeb selle võib-olla tunni aega ära, teine pusib sellega nädal aega. Ja lihtsalt, kui me saame oma tööd teha kiiremini, siis me saame tänu sellele teha rohkem projekte, teenida ettevõttele rohkem tulu või siis teha oma ajaga midagi paremat, mida on soov teha. Digitaliseerimise pluss on ka see, et me vähendame riske, et kui me digitaliseerime mingi protsessi ära, oleme seda mudelit korduvalt kasutanud, me teame, et selle mudeliga tehtud projektid on päriselt ka töösse läinud, sealt on tulnud võib-olla mõni tagasiside, mingi parandusettepanek, võib-olla ei ole neid tulnud, kõik toimib, et meil on kindlus, et see inseneeria, see mata ja füüsika, mis seal taga on, et see on õige, ehk siis, et seal ei ole mingeid vigu. Ja kui me ehitame midagi pidevalt iga kord nullist ja uuesti, siis iga kord midagi uuesti ehitades või midagi täiesti nullist arendades on ikka võimalik mingeid vigu teha oma süsteemis. Ehk siis see võib ka olla tavaline mingisugune tühine labane aps, et ma vajutan valet klahvi ja tuleb vale number, aga see võib ka olla lihtsalt mingisuguse teadmise puudujääk. Ja tänu sellele, et kui me oleme neid mudeli läbi teinud, siis meil on ta ühes kohas olemas, ta on kindlal kujul ja me teame, et see on õige. Kui me digitaliseerime ettevõttes oma nii-öelda know-how'd, arvutusi või protsesse, siis meil on suurem kindlus sellega, et kui üks kogenud insener otsustab ära minna või läheb, ma ei tea, jääb haigeks, läheb puhkusele, et meil need teadmised on majas ikkagi olemas, ehk siis need on mingil kujul salvestatud. Et loomulikult kogu meie aju või kogu meie teadmiste pagasit ei ole võimalik ühtselt digitaliseerida, aga selline basic arvutusmudelite kogum peaks ühel ettevõttel digitaliseeritud olema. Et ükskord on vaja kedagi koolitada, siis on vähemalt anda talle mingi alusbaas ette, mitte et ta peaks ise seda leiutama, ise oma siis protsessi üles ehitama. Et mingis mõttes on see vajalik, sest siis ta õpibki kõige paremini kogemuse käigus, aga kui nagu baas asjad ette anda, siis ta teeb seda oluliselt kiiremini. Ja siis, kui see insener otsustab lahkuda, siis ei lahku need teadmised koos selle inseneriga. Põhjus number 4, et uute inseneride väljaõpe on oluliselt lihtsam. Et kujutad ette, kui tuleb väga roheline tudengi staatuses uus töötaja, siis päris raske on anda kõike seda edasi niimoodi peast, vihiku nurgast, rusikareeglitega. Et palju lihtsam on seda teha siis, kui on ta digitaliseeritud mingisse vormi. Olgu ta siis kas või Exceli fail, kus on mingisugused valemid sisse kirjutatud, aga vähemalt on ta mingil kujul edasi antav. Et ta ei ole lihtsalt puhtalt ühe isiku taga kinni. Ja viimane suur põhjus, miks võiks digitaliseerida oma arvutusi, on see, et on võimalik siduda neid siis teiste ärisüsteemidega. Ja mida ma selle all mõtlen, on siis põhimõtteliselt teised ärisüsteemid, kes ei ole insenerid, ehk siis kas raamatupidamine, ärijuhtimine, kõik see. Et näiteks, kui müügiinsener paneb kokku lahenduse, valib komponendid, ta toimetab oma kuskil Excelites ja mingites programmides ja nüüd on vaja see asi välja saata enda osakonnast või oma tervest ettevõttest välja saata kliendile, siis tal on vaja see panna sellisesse söödavasse vormi, mida oskaks lugeda mitte insener, näiteks mingi seletuskiri, mingi hinnapakkumise pikk dokumentatsioon või hinnapakkumise dokument. Ja tavaliselt just, mis juhtub, on see, et see toimub käsitsi, et võetakse Word kõrvale, heal juhul võetakse mingid nii-öelda template alla, mis on varem saanud tehtud, aga see toimub käsitsi doksides nagu oma siis nii-öelda mudelist võetakse need arvud või tulemid ja siis seotakse niisuguse ilusa tekstiga. Et aga seda oleks võimalik ka automatiseerida.
kui sellega vaeva näha. Ja mis siis juhtub, kui me ei digitaliseeri, et see pilt ilmselt iseloomustab päris hästi seda väljendit, et peab siis nagu puusalt panema või kõhutunde pealt panema. Ma olen nagu selles mõttes nõus, et seda peabki aeg-ajalt tegema, et kõiki asju ei olegi vaja nagu detailsusteni välja arvutada, aga et kuskil on piir, et mingeid asju ei tohiks päris nagu puusalt hinnata. No meie oma majas siin filtris nimetame seda ka Ants laeks, et küsi Ants Lae käest, mis tähendab siis seda, et vaata lakke ja mõtle, kui sa mõnikord ei tea, on ju, poole naljaga muidugi. Aga siis naljakas on öelda seda uutele kolleegidele, kes ei tea seda nalja ja siis lähevad otsima ühte kolleegi, kelle nimi on Ants ja kes istub äkki kõrvaltoas. Aga jah, tegelikult on siis puhtalt see, et anna mingisugune kõhutunne sellele, et ära näe vaeva mingisuguse asja detailidesse, pulkadesse minemiseks. Et noh, näiteks ma toon niisuguse näite, et sa paned kokku mingit tööstuslikku soojasõlme, tehnoloogia osa, torustiku osa, selle maksumus võib-olla on seal juba mingi 100 000 pluss ja siis on koht, et kui palju mul läheb, ma ei tea, mutreid ja polte ja seibe, et need tükid omavahel kokku panna, et siis ei ole mõtet ilmselt neid komponente hakata ükshaaval kuskilt joonise pealt üle lugema, tabelit tegema, lihtsam on panna lihtsalt, ma ei tea, 5 sotti või ma ei tea, 1000 eurot või mingisugune summa, mis tundub kõhutunde pealt mõistlik summa, sest suures pildis ta ei mõjuta palju, on ju, kui projektid on sadades tuhandetes või isegi miljonites, et siis ei pea nagu mutri tasandile minema. Aga mingites asjades kindlasti on jällegi vaja minna ja nüüd see ongi inseneri oskus tunda ära, millal ma pean seda tegema, millal mitte. Ja mis siis juhtub, kui me seda liiga palju seda kõhutunde pealt inseneerijat sisse laseme oma töösse, siis võib tulla päris palju ootamatuid töötunde, mitte ainult minule endale, vaid minu kolleegidele ka. Et kui minu poolt tehtud mingis projektis on vead sees, siis suure tõenäosusega peab mingi teine insener ka sekkuma, on ta siis operaator või mingi hooldusinsener või keegi, kes seda keevitab koha peal, peab rohkem tööd tegema. Kui viimasel hetkel avastatakse vigu, siis üldjuhul tähendab, et peab palju raha välja käima, sest viimase hetke muudatused on väga kallid, et näiteks viimasel hetkel eile oli vaja mingit uut asendus, ma ei tea, ventiili kuskile, kus seda enne ei olnud või oli vale tellitud, siis peab maksma väga kallist hinda. Võrdluses siis sellega, et oleks planeeritud kohe see õige sinna. Ja et me muutume väga sõltuvaks siis nendest inseneridest, kes on kogenud ja väga suur palgasurve on siis ettevõtetel nendele inseneridele. Ja nagu juba mainisin, siis uute kolleegide sisseelamine on pigem vaevaline, et see sisseelamisprotsess ei ole kuu-kaks, vaid ma olen siin kuulnud, et kui aasta aega töötad, siis alles hakkad aru saama, mis valdkonnaga tegemist enam on, et see sisseelamine nagu täiesti rohelisel kolleegil on ikkagi päris vaevaline. Ja siis tänu sellele kõik see asjad kuhjuvad kokku ja ettevõtted ei saa tegelikult oma täispotentsiaali juures töötada, sest nad pidevalt lahendavad tulekahjusid ja ei jõua nagu oma uusi turgusid siis valutada või uusi tehnoloogiaid leiutada. Ja üleüldiselt ka ma ütleks, et ettevõtete ja inseneride enda areng tänu sellele on pärsitud. Ja proovisin siis analüüsida, et miks ei ole suudetud inseneeriat just seda nagu know-how'd siis digitaliseerida, et me oleme selles mõttes väga digitaalsed, et meil on tehastes andurid ja meil on SCADA süsteemid ja kõik nagu see protsessi pool on juba päris hästi digitaliseeritud, see raua pool, aga just see nagu mõtte pool ei ole. Ja inseneri protsess on tegelikult päris keeruline ja hästi keeruline on ta inimesele, kes ei ole insener. Et siin on niisugune skeem, et see oleks siis niisugune nagu beat-skeem, mida sa näed paberil, et a la komponent 1, 2, 3, aga mis seal taga on selleks, et neid valida, on päris suur mõtterägastik, mille sees on erinevad seosed, erinevad valemid, erinevad mingid limitatsioonid ja nii edasi. Et seda kõike standardiseerida võib tunduda esialgu keeruline, aga mitte võimatu. Siis teine põhjus, et harjumusi on väga raske muuta, et me oleme harjunud midagi tegema ühtemoodi.
oleme harjunud kasutama Excelit, oleme harjunud, no ma ei tea, tegema paberi peal midagi, et seda on hästi raske muuta ja võib-olla ongi mõttetu mingeid asju muuta, aga mingeid asju kindlasti saaks teha paremaks ja kiiremaks. Ja inseneridel on see komme, et nad ei usalda väga, et kui insener saab kellegi teise inseneri poolt tehtud mudeli, siis ta tahaks üldjuhul ikkagi üle kontrollida, kas see mata ja füüsika, mis seal taga on, kas see on õige. Et kinnisilmi uskuda midagi on päris raske ühel inseneril. Ja üldsegi, kui rääkida tarkvaradest, siis mul on tunne, et kui inseneril öelda, et me nüüd hakkame juurutama mingit tarkvara, siis käed hakkavad värisema ja silmad lähevad märjaks, sellepärast et kõik tarkvara juurutamised, mis varasemalt ettevõttes on olnud, on üldjuhul olnud kellelegi teisele, ehk siis kas ettevõtte juhtkonnale mingi tarkvara või raamatupidajatele mingi tarkvara, aga suure tõenäosusega võib olla olukord, et selle tarkvara juurutamine on olnud päris vaevarikas insenerile, sest ta ei ole aru saanud, miks tal on seda vaja ja tal võib-olla on olnud isegi vaja rohkem tööd teha tänu sellele. Nii et inseneridele tarkvara juurutada või üldse nii-öelda maha müüa seda ideed on hästi raske. Siin ka üks näide, et see on nüüd ühe tüki, siin on küll kirjas pump, mul on laua peal üks ventiil, kaldventiil, enam-vähem lihtsalt nagu sisu on selles mõttes sama, et sul on mingi komponent, põhimõtteliselt sul piisab, kui sul on väga hädasti seda vaja kiiresti, siis sul piisab, et kui suur see on, mis on ta dimensioon, teeni suurus, mis vedelik siin sees on, mis ta rõhuklass on, vooluhulk või põhiparameetrid saad seda valida. Kui sa tahad väga täpseks minna, siis sa saad näiteks pumba puhul öelda, et sa tahaksid, et seal oleks sagedusmuundur või sa tahad, et seal oleks mingi erimaterjal, eriline ühendusviis, ma ei tea, et see oleks rohelist värvi, neid tingimusi, mida ühele komponendile anda, on tegelikult päris palju. Ja siis meil on hästi suur andmebaas, on ta siis ettevõtte sees andmebaas, näiteks, et meil on tarnijad, keda me kasutame, need saadavad meile oma hinnakirju, oma tootelehti või me lihtsalt internetist otsime neid. Siin on nüüd plurritud erinevad tootjad, kelle andmebaas on näiteks ühel ettevõttel olemas ja nüüd ta peab võtma need andmed ja otsima siit tehniliselt sobiva pumba õige hinnaga või sobiva hinnaga ja näiteks ka tarneajaga ja siis sellest suure töö, selle vaeva siis panema tulemisse, mis on näiteks, ma ei tea, hinnapakkumine, mingi datasheet või ma ei tea, komponent seletuskirjast või midagi sellist. Ja siis saab oma töövoos edasi minna ja kujutage nüüd ette, et see on ainult üks komponent ühest suurest moodulist, on ju, et siit järgmiseks, kui ta peab panema kokku soojaselme, siis ta peab valima veel soojusvaheti, ventiilid, instrumendid ja nii edasi, et see töö nagu läheb hästi laiali. Et sellepärast on inseneeria natuke nagu keeruline. Ja et veel nagu keerulisemaks minna, siis me oleme siin kõik insenerid täna, aga me kõik teeme ilmselt täiesti erinevat tööd. Et siin on ühed levinumad inseneriametid, et meie seas on kindlasti projekteerijaid, kelle ülesanne on joonestada ja arvutada ja dimensioneerida. On inimesi, kes on rohkem juhtival positsioonil, kas nad juhivad siis projekti või kogu tiimi näiteks, aga on ikkagi insenerid ja peavad teadma seda valdkonda. On auditeerijad, järelevalve, müügi arendusinsenerid, et neid ameteid on tegelikult kindlasti veel. Ja mis selle point on see, et kõikidel nendel ametitel on kindlasti täiesti erinev töövoog või erinevad vajadused, et oma töö saaks tehtud. Et kui projekteerija peab väga palju dimensioneerimist tegema, siis võib-olla projektijuht nii palju enam seda ei pea tegema, aga samas, kui tal tekib mingi olukord, et ta peab midagi kontrollima, ma ei tea, asendama, siis ta peab teadma, kust ta seda siis saab kontrollida või siis peab ise oskama seda teha. Ja kui me lähme veel ametitest edasi spetsialiseerumiste peale, siis meie oleme siin soojusenergeetika insenerid. Ütleme, välisel maailmale tundub see hästi spetsiifiline nišiala, aga tegelikult meie sees on ju eri spetsialiseerumised, et on inimesi, kes töötavad ainult kaugkütte valdkonnas või töötavad praegu ainult seal. On inimesi, kes on ainult gaasi valdkonnas, tegelevad tuumaenergeetikaga, mis iganes valdkonnaga, aga see on täiesti eraldi maailm. Ja kõik need valdkonnad, ma ei taha öelda, et toimivad erinevalt, aga ütleme,
see tööprotsess nendes valdkondades on täiesti erinev. Ja need lahendused, mida täna kasutatakse digitaliseerimiseks, on ka täiesti erinevad. Nii, järgmisel slaidil ma katsusin siis kuidagi standardiseerida, kuidas üldse üks insener tööd teeb, et kuidas ta jõuab alguspunktist lõppu. Et see on siis nagu selline üldistatud veidi, aga üldjuhul peaks iga inseneril mingi osa siit tema töövoos olema. Et kõigepealt talle tuleb mingi päring või algandmed, et midagi on vaja teha, midagi on vaja luua või valmis saada, siis ta hakkab oma peas mingit kontseptsiooni looma. Et no näiteks, ma ei tea, tuleb kaugkütte ettevõttele päring, et ma tahaks tulla tahaks teiega liituda, siis kõigepealt hakatakse üldse peas mõtlema, kas see on mõistlik lahendus, et ega ta liiga kaugele ei asu või kas ta asub piisavalt lähedal. Ja siis kas minna, ma ei tea, Raua tänavat kaudu või mingi Paldiski maantee tänavat kaudu või ühesõnaga selline üldine kontseptsioon peas üldjuhul või kuidagi niisugust näppude peale arvutusega luuakse valmis ja alles siis hakatakse dimensioneerima, minnakse täpsemaks, tehakse toruarvutused, valitakse esmased seadmed ja nii edasi. Järgmine samm on tavaliselt protsessi simulatsioon ja mis ma selle all mõtlen, on see, et kui me oleme siin midagi dimensioneerinud valmis, siis me põhimõtteliselt võtame algandmed või need kohapeal olevad andmed ja paneme sellesse dimensioneeritud keskkonda ja vaatame, mis saab. Ehk siis teoreetiliselt käime läbi, vaatame, kas ega rõhulang ei lähe liiga suureks või liiga madalaks, ega veekiirus ei lähe liiga madalaks või liiga suureks, et sellised põhinäitajad käime läbi, vajadusel korrigeerime, teeme mingid lisaseadmeid paneme või muudame dimensioone. Kui me oleme enam-vähem siis nagu läbi mõelnud, et milline see lahendus on, oleme selle dimensioneerinud täiesti pulkadeks lahti, siis me saame hakata eelarvestama. See ei ole nüüd voog, mida teeb üks insener või üks ettevõte, et see on mõni ettevõte keskendubki ainult ühele alale siit näiteks ja siis tema töö on tehtud, nüüd edasi võtab mingi teine ettevõte. Aga lihtsalt, et kuidas näha, kuidas üks inseneri projekt algusest lõpuni jõuab, siis järgmine etapp on üldjuhul eelarvestamine, ehk siis tuleb valida sinna seadmed reaalselt välja või panna rahanumbrid taha. Mõnikord eelarvestamise käigus sa saad aru, et midagi on vaja muuta, siis sa lähed tagasi dimensioneerimise etappi näiteks. Kui eelarve on koos, siis saab teha tasuvusuuringut. No, iga lahenduse puhul seda muidugi ei ole vaja, aga lihtsalt, et näha, kas see asi on mõistlik üldse ehitada ja millises mahus. Ja siin ongi, et kui asi ei ole tasuv, siis saab jälle sammu võrra tagasi minna, vaadata, kas midagi saab muuta. Ja tulem on siis see, et me lähme kogu aeg sammu tagasi ja kui me sammu tagasi lähme, siis me peame uuesti selle protsessi tegelikult nagu läbima. Kui tasuvusuuring on tehtud, kui seda on vaja teha, siis on vormistamine ehk siis see lahendus, mis me oleme kokku mõelnud, tuleb nüüd mingisse vormi ära vormistada. See on seesama seletuskirja koostamine, pakkumise dokumendi koostamine, ma ei tea, mingil kujul ekspertarvamuse edastamine siis järgmisele osapoolele. Ja siis saab seda täide viia ehk siis seda valmis ehitada või käivitada või mida iganes. Ja selle eesmärk ongi näidata, et insener peab suhteliselt tihti oma seda protsessi hästi palju kordama, ehk siis ta läheb tagasi ja teeb selle uuesti mingite uute teadmistega. Ja et kui tal ei ole nagu nendeks protsessideks välja töötatud mudelit ja ta iga kord leiutab seda või tuletab meelde või kuidagi puusalt paneb, siis neid vigu siin tekkima on päris nagu võib tihti tekkida. Nii, aga nüüd siis oleme selle töövoo üle vaadanud mingil üldtasemel, et nüüd räägiks, mis tööriista siis täna selleks on kasutusele võetud, et seda oma know-how'd või teadmisi siis digitaliseerida ja mitte ära kaotada. Et enne, kui lahendustest räägime, siis tuleb ajalukku alati vaadata. Ajaloost keegi tavaliselt ei taha kuulata, aga tegelikult on vaja aru saada, kuidas me siia oleme jõudnud. Et mina väidan, et kõige suurem revolutsioon on inseneeria nagu siis know-how digitaliseerimise mõttes just kõige suurem revolutsioon on olnud see, et me oleme paberi pealt
või tahvli pealt arvutustelt kolinud Excelisse või digitaalsesse vormi ja jooniste tegemine on ka paberi pealt kandunud AutoCAD-i, et ma arvan, täna selliseid büroosid, kes paberjooniseid veel väljastab, ma tahaks uskuda, et enam ei ole. Aga et ma väidan seda, et sealt edasi nagu seda arengut, et me oleme teistest protsessidest natuke maha jäänud, et seal seda edasiarengut nii palju ei ole, kui võiks oodata. Ja vaatamegi siis neid lahendusi, mis täna on. Et number 1 on Excel. Ma usun, sealt teie vastustest tuli ka väga hästi välja, et Excel on endiselt number 1 tööriist inseneri jaoks. Ja see on tegelikult nagu täiesti loogiline ja arusaadav, sest Excel ongi tööriist, et mingit probleemi lahendada ja digitaliseerida mingeid arvutusmudeleid, et selleks ta ongi. Aga minu hinnangul Excelil on mõned miinused, mida tuleks arvesse võtta. Siin ma olen toonud ühe sükse tüüpilise screenshoti ühest Excelist. Ma olen konkreetselt selle olen ise teinud siin filtertöökeskkonnas, mis siis aitas dimensioneeruda ja valida seadmeid aurukatvamaa jaoks. Aga ma usun, et selliseid Exceleid on igas ettevõttes erinevaid sadu ja sadu. Ehk siis, mis on Exceli eelised, et ta on üldjuhul kättesaadav, selles mõttes sellist Microsofti kasutajat on vaja, see maksab eraisikule vist kuskil 20 eurot, 10 eurot kuus, äkki midagi sellist. Ta on odav selles mõttes ja lihtne kasutada, et Exceli baasteadmised on tavaliselt inimestel ülikoolist, isegi mitte ülikoolist, või põhikoolist alates teada, nii et selles mõttes ta ei ole keeruline. Aga tema puudused tal ikkagi on puudusi. Et minu hinnangul on Exceli puhul väga suur risk andmelekkele, ehk siis kui me hoiame oma nagu core nii-öelda know-how'd või nagu tuumikteadmisi kuskil Exceli failis, siis isegi mitte teadlikult, aga täitsa ka kogemata on võimalik, et keegi saadab selle Exceli majast välja. Ehk siis ma ei tea, meili manusega mälupulga peal, mida iganes. See tähendab, et põhimõtteliselt kogu ettevõtte know-how võib, kui ta on ühes failis, ta võib nagu majast välja minna. Et seda saab muidugi nagu vältida mingite asjadega, aga kuna ta on ikkagi selline üldlevinud faili formaat, siis üsna riskantne. Projektide haldus minu hinnangul on ebamugav ja see muidugi oleneb ettevõtte suurusest ja sellega, millega ettevõte tegeleb. Aga kui me iga projektiga peame uue Exceli avama ja seda üle kirjutama ja salvestama eri kaustadesse, siis lõpuks meil on mingi 100 Excelit, mis on kõik tegelikult teevad ühte asja, aga nad on lihtsalt erinevate andmetega. Et see minu hinnangul on veidi ebamugav, selle haldus, pluss seal on seda ülekirjutamise riski päris tihti. Et kui sa näiteks kas või avad Exceli selle eesmärgiga, et seda kopeerida mingisse järgmisse kaustaga, siis samal ajal kirjutad juba üle selle, siis tegelikult selles vanas kaustas ka andmed muutuvad. Ja kui seda on võimalik treenida või üles ehitada nii, et ta kaotaks kogu tsükli ära, see tsükli all ma siis mõtlen seda, et näiteks Excelist saaks teoreetiliselt automaatselt ka eksportida mingeid seletuskirjalaadseid dokumente, aga seda on päris keerukas teha. Et üldjuhul Exceli selline funktsionaalsus piirdubki arvutustega. Ja selles mõttes, kui keegi sulle saadab Exceli, mis on valmis tehtud, on väga mugav, aga kui sa oled alustav insener, siis suht tihti on sul tühi Excel ja siis sa pead ise selle välja töötama. Ehk siis selles mõttes ta vajab inseneri enda poolset nagu panust, et see Excel oleks siis asjakohane ja arendatud ja töö valmis. Siis on olemas erinevad online kalkulaatorid, kui nüüd liikuda Excelist edasi ja ma toon mõned näited siia, et äkki keegi pole nendest varem kuulnud. Neid on sadu kindlasti maailmas olemas. Ma lihtsalt toon 2 näidet. Et katsun korraks siit vaatest välja minna. Mul on nüüd siin, ma ei tea, kas keegi on kasutanud kunagi selline kalkulaator, Barokk kalkulaator, mis siis aitab kalkuleerida isolatsiooni soojuskadusid, aitab kalkuleerida isolatsiooni pinnatemperatuuri ja veel mingeid asju. Siin põhimõtteliselt saab valida, kas sa arvutad toru kohta, mahuti kohta, isegi erinevad mahutiklassid. Ja siin täidad ära, mis materjalist, mis on toru paksus, mis on toru sees ja mis on ümbritsev keskkond. Et meil on siin näiteks 200 baari aur toru sees ja siin ma saan teha, et ma panen
20 millimeetrit villa, siis ta näitab, et pinnatemperatuur 114 kraadi, soojuskadu nii palju. Ja siis ma saan näiteks mängida siin, et panen rohkem villa, siis läheb olukord palju paremaks. Ja siin saab tõesti erinevaid selliseid soojuska arvutusi teha. Et väga hea tööriist, kes sellist asja peab kunagi tegema oma töös. Ja siis kindlasti olete kasutanud erinevaid ühiku teisendusplatvorme. Siin on näiteks, kes vähegi soojusenergeetikat on õppinud TalTechis, siis kindlasti on sellel lehel käinud, et Spiraxi siis aurutabelite arvutus. Ehk siis sisestad aururõhu ja näed, mis on auru peamised parameetrid, nagu temperatuur ja muud. Ja siin neil on ka igasuguseid toredaid kalkulaatoreid. Ma lihtsalt jooksvalt käin need üle siin. Et lihtsalt sellised võimalused on, et saab arvutada toru suurusi, KV-arve, ma ei tea, auru kulu ja kilovati seos oma vahel ja nii edasi. Et siin peale klikates on siis juba mingisugune õpetus ja mõnikord on skeem ka juures. Et sellised toredad kalkulaatorid on olemas ja neid on tõesti väga palju. Näitasin praegu selliseid, mida ma ise olen pidanud kasutama. Aga mis on nende online kalkulaatorite eelised ja puudused, et loomulikult on nad üldjuhul tasuta, nad on odavad ja nad on kättesaadavad ja need on lihtne kasutada, lihtsalt sisestad numbrid ja saad oma tulemuse. Aga puudus minu hinnangul on see, et nad on ikkagi ühekordne kasutus, ehk siis ta on lihtsalt nagu ekraani peal, sa näed tulemust, aga sa ei saa seda salvestada endale, sa ei saa seda nagu projekti hallata, et kui sa homme tahad selle projekti juurde tagasi tulla, siis sul on ikka tühi leht seal, sa pead uuesti need andmed ära täitma ja siis jõudma samasse punkti ja siis vaatama, et kui ma nüüd siin midagi muudan, palju see mõjutab ja nii edasi. Et on selline ühekordne arvutus, võtad teadmiseks, lähed oma muu protsessiga kuskil teises keskkonnas edasi. Ja minu selline pessimism sees ütleb, et nad ei ole ikkagi usaldusväärsed, sest näiteks see Paroki kalkulaator on, selle kalkulaatori tegija on isolatsiooni siis materjali pakkuja või müüja. Ehk siis mul nagu tekib kohe peas see seos, et tema eesmärk on ju teha äkki arvutus nii, et ma võimalikult palju seda isolatsiooni ostaksin või kindlasti tema tooteid ostaksin. Nii et mul tekib nagu see tunne, et kas need arvutused, ega need ei ole liiga kallutatud või suunatud, et kas nad on õiged. Et kas see mata ja füüsika on seal õige taga. Nii et seal ei ole mingit sellist garantiid, et need oleks kuidagi erapoolselt kontrollitud või usaldusväärsed. Aga samas referentsarvutuseks väga head. Nii, siis hüppan nüüd edasi järgmise tööriista klassi juurde ja selleks on olemasolevad tööriistad, ehk siis täiesti inseneridele välja töötatud platvormid, keskkonnad, siin on mõned välja toodud. Ma ei ole neid ausalt öeldes ise kõiki saanud kasutada, sest mul lihtsalt ei ole selles valdkonnas olnud vaja seda teha, kus ma olen töötanud. Aga ma olen lihtsalt natukene uurinud, et põhimõtteliselt kaugkütteettevõtete inseneridele on päris palju lahendusi. Lean Heat on vist kõige levinum, mis meil siin Eesti inseneride seas on kuulda olnud, et aitab teha hüdraulikat ja kaugküttetorustikke dimensioneerida. Siis on siin Optima Energy Fluidit, et teha simulatsiooni energiavõrkudes ja nii edasi, et need on tarkvarad täiesti olemas. Ja kes vähegi nendes sektorites töötavad, siis tasub neid uurida. Aga mis on selliste tarkvarade siis eelised ja puudused jällegi, et eelised võrreldes siis Exceli ja online ja mis me siin eelnevalt vaatasime on see, et nad on väga usaldusväärsed, sest need tarkvarad on üldjuhul ikkagi inseneridega koos tehtud ja neil on mingisugune garantii, et see on õige, mis nad seal arvutavad. Ja sellel kasutajal, mida sellel tarkvara on kasutajapõhine ligipääsetavus, ehk siis sinna saab ligi ainult ettevõtte e-mailiga või kasutaja või parooliga, et sinna ei saa ligi, kui näiteks ettevõttest lahkub töötaja, siis ta ei saa sinna teoorias enam ligi. Nii et teda ei ole võimalik nagu ühe failina ettevõttest välja saata. Aga mis on selle puudused on see, et need on üldjuhul kallid. Ma ei ole nüüd kõiki kindlasti täiesti nagu läbi tuhlanud, selles mõttes ma ei tea, aga nii palju, kui ma olen aru saanud, siis nende aastased litsendid on seal kuskil 30, 40, 50 000 eurot per ettevõtte, mis tähendab, et suurele inseneribüroole on see okei.
kulu, aga väiksele inseneribüroole või isegi sellisele freelance inseneril, kes siis oma OÜ alt asju teeb, siis tema jaoks on see suure tõenäosusega natuke liiga kallis tööriist. Üldjuhul need vajavad eraldi koolitust, ehk siis keegi peab tulema või siis veebi teel koolitama, kuidas seda kasutatakse. Et see ei ole nii, et sa logid sinna sisse ja siis ise saad aru, mida sa pead tegema üldjuhul. Ja tihti on ka nii, et sellele määratakse täiesti nagu vastutav kasutaja ettevõttes, kes siis tagabki selle, et uued töötajad oleks sellega koolitatud. Ja mis on nende minu arust kõige suurem miinus on see, et nad on üldjuhul fokusseeritud mingile väga konkreetsele erialale. Ehk siis nad ongi näiteks kaugküttevõrgud, aga näiteks kui ma tahan mingeid auruasju teha või mingid ma ei tea, mingit tööstuslikku protsessi, siis mul on selleks mingit teist tarkvara vaja. Ehk siis nagu nad on hästi nagu sektoripõhised. Et kui ma olen insener, kes töötab kaugkütte ettevõttes, siis see ongi minu jaoks õige. Aga kui ma olen insener, kes peab mõnikord tegelema kaugküttega, mõnikord auruga, mõnikord, ma ei tea, reoveega, mõnikord lihtsalt veesüsteemidega, et siis ei pruugi, siis ma ei saa seda iga kord kasutada. Ja ma ei ole nüüd kursis, kui palju osa töötsüklist need katavad, aga nad minu hinnangul ikkagi teevad mingit teatud osa, ehk siis sealt neid proposal dokumente välja saata ja sealt töövoogu edasi saata kuhugi teise tarkvarasse ei ole võimalik või on nagu vähendatud võimalikkus. Ja siis järgmine tööriist, mida insener saaks kasutada, on AI ehk siis tehisintellekt. Et ma kohe ütlen ära, et ma täna ei tee, mul pole isegi sellest aega enam jäänud, aga ma ei tee täna mingit väga suurt loengut, kuidas üldse tehisintellekt töötab või mis on masinõpe ja kõik see, et selleks on täiesti eraldi loengud olemas, et mina täna näitan teile lihtsalt praktilist poolt, et käega katsutavaid lahendusi, kuidas siis AI-d võimalikult mugavalt enda jaoks nagu lihtkasutajana ära kasutada. Et mis see siis on? Arvutisüsteem, mis suudab teha selliseid ülesandeid, mida muidu teeks inimene, ehk siis ta suudab mõelda, ta suudab õppida, ta suudab planeerida ja ta on loov. Ehk siis sa annad talle mingisuguse ülesande ja ta suudab sellele lahenduse leida. Ja kõige levinumad AI nagu tööriistad on siis need üldlevinud chatid ehk siis ChatGPT või siis kes kasutab Google'i emaili või kasutab Outlooki, siis neil on sisse ehitatud nende enda AI tool'id, mis aitavad siis selle keskkonna sees talle ülesandeid anda, ehk siis sa ei pea minema eraldi aknasse ChatGPT-sse, et öelda, et kirjuta mulle mingi meil, vaid sa saad seda kohe seal oma selles aknas teha. Et ma tõin siia mõned näited, kuidas väga mugav, et kui on näiteks pikk meilivahetus, ma ei tea, 20 erinevat kirjavahetust reply'na olnud ja üldse ei viitsi neid läbi lugeda, et aru saada, mis see point on, siis ta teeb siukse lühikokkuvõtte lihtsalt kõrvale, kui sa tahad, et selle meilivahetuse nagu olulised komponendid on need. Või siis loomulikult on siis see tavaline chatbot, et sa avad ChatGPT aknas ja küsid talt siis erinevaid küsimusi ja siis ta annab sulle vastuseid. Siis on täitsa spetsiaalsed AI tööriistad olemas ja need on siis mingisuguse spetsiifilise valdkonna jaoks, et näiteks programmeerijad täna saavad kasutada selliseid tööriistu, mis juba kirjutavad koodi nende eest ära või teevad mingi koodi algstruktuuri valmis. On olemas eraldi pildi genereerimise, pildi töötluse AI keskkonnad, andmehaldus, kes on kokku puutunud suuremates organisatsioonides kindlasti Power BI-ga, et mis suudab siis suurte andmemahtudega tegeleda, nii et sealt võtta see oluline välja ja näidata seda sellisel kujul, et sa saad kiiresti selle info kätte. Et siin lihtsalt mõningad näited. Ja mida tähendab see väljend, kui keegi ütleb, et ma treenisin oma tehisintellekti või oma AI midagi tegema, et hästi palju ma olen seda nagu kuulnud, siis mul endale tuleb kohe see film meelde, mis siin külje peal on, et How to Train Your Dragon, siis ma alati mõtlen, kuidas nad küll seda treenivad. Aga tegelikult on suht tihti aetakse sassi, et seal on 2 erinevat asja, et üks on promptimine, ehk siis sa ühekordselt õpetad või suunad
oma ai-d, ehk siis see on seesama ChatGPT, annad talle mingi küsimuse ja siis sa lihtsalt suunad, et palun vasta, nagu sa oleks senior level insener ja su mõttemaailm on selline või annad talle ette, et kuidas sa muidu oleksid ise seda lahendanud, et sa nagu suunad teda vastama mingit moodi, sa nagu treenid teda jah, aga see on nagu ühekordne. Et kui sa järgmine kord selle avad, siis sa pead seda kõike uuesti tegema, kui sa jälle tahad sarnast nagu vastust saada. Aga fine tuning, see on nüüd see päris treenimine, see on siis selline tegevus, milleks on tegelikult vaja natukene oskusi programmeerimises, Pythoni programmeerimiskeel või mingi muu, kus sa põhimõtteliselt laed alla ühe toimiva ai mooduli, mudeli, mis on seesama näiteks, mida ChatGPT kasutab ja siis sa treenid seda oma nii-öelda ettevõtte sees enda jaoks sobivaks. Ehk siis sa annad talle ette mingeid tunnuseid, mis on ainult sinu erialale tähtsad või mida ta ise ei leia näiteks netist ülesse. Ja sa õpetad teda nii, et vasta alati, ma ei tea, sellisel viisil või see on minu jaoks oluline, see ei ole. Ja siis sa saad iga kord kasutada seda, et ongi nagu treenitud kujul valmis. Ja see on see mõte, aga selleks on vaja jah, natuke oskusi, kuigi seda saab suhteliselt lihtsalt teha ka YouTube'i videote abil, et peab lihtsalt oskama natuke andmefailidega nagu CSV ja sellised lihtsalt läbi käima. Jah, nii ja siis kui kokku võtta, et siis ai eelised on see, et ta on kindlasti väga kättesaadav, et ta on isegi odavam kui Excel, sest ta on tasuta versioon, tasuline oli vist kuskil $20 kuus eraisikule. Ta on lihtne kasutada, küsimus-vastus, kui ta ei anna õiget vastust, siis natuke saad teda mudida ja ta on hästi sobilik selliste ajamahukate andmerikaste tööde jaoks, ehk siis näiteks pikkade kirjade kirjutamine või siis nende läbitöötamine või lugemine ja siis sinu jaoks nagu olulise väljavõtmine sealt. Et kui näiteks on vaja suurte andmemahtude seast leida mingi sinu jaoks õige rida üles, siis ta saab aidata selle lugemisega. Ta loeb isegi juriidilisi tekste ja aitab ka ise sul mingeid lepinguid või lepingulisasid vormistada ja pakub sõnastusi sellele. Ehk siis kõik, mis on ajamahukas ja mis sinul võiks võtta hästi kaua aega, saaks tema ära teha. Ja mis on selle puudused, et teda ei saa 100% usaldada, see disclaimer on neil all sellega kirjas, et ma ei räägi alati 100% tõtt ja mina isiklikult olen seda kogenud, et kas või lihtne asi nagu Auru tabelist, Auru erikaal, ta vist võttis mingi vale suurus ja tänu sellele mu tulem oli täiesti vale. Eks ma pean teadma, et ma pean teda ka kontrollima. Ja kui ma pean midagi kontrollima, siis minu hinnangul ma pean nagu topelttööd tegema. Ikkagi tegelikult lõpuks. Et ta on jälle referentsiks väga hea, siuke kiire arvutus, aga kui elu ja surma küsimus on, siis ma ikkagi tahaks nagu aru saada, kas see on päriselt see õige, mis ta nüüd ütles mulle või mitte. AI-ga tuleb siis arvestada seda, et andmelekkel on risk, ehk siis kui sul on midagi, mis on patendi all, know-how, mis on väga väärtuslik ja mida ei ole kuskil avalikult üleval, siis seda ei tohiks AI-sse nagu sisestada, sest et ta õpib iga oma siis tehtud, ma ei taha öelda tehing, aga tehtud siis töö pealt, ehk siis ta kasutab neid vastuseid, mis ta saab ja et see läheb tema nii-öelda andmebaasi, nii et sisuliselt on võimalik, et sa lekitad enda mingit väga tarka know-how'd, mis on näiteks patenteeritud ja mida ei tohiks keegi teada. Ja minu hinnangul on ta selles mõttes ikkagi ebamugav, et jah, ta annab mulle kergesti vastuseid, aga kui ma tahan nagu kasutada teda nagu korduvalt, siis ma pean iga kord uuesti seda küsima või et ta ei ole mul nagu sellisel kujul, et ma lähen sinna ja siis ma leian, et siin on mul, ma ei tea, soojasõlme arvutused, siin on mul auruarvutused, siin on mul mingid kategooriate järgi, et ta on ikkagi selline kuidagi ühekordne või pigem ebamugav. Ja kuidas siis veel saaks enda protsesse digitaliseerida, on siis kasutada arendajaid, ehk siis see on nüüd IT-arendus insenerid ja kaks varianti, et kas osta seda sisse teenusena või siis palgata ettevõttesse IT-insenerid ja ma olen näinud, et mida suuremad on inseneribürood ja pigem sellised korporatiivsed ettevõtted juba rahvusvahelised, siis seda teed ongi mindud. Ehk siis on võetud endale arendajad ja lastud siis nendel ehitada üles selline
tööriist, mis just nende enda protsesse siis digitaliseerib. Ja noh, ma käin mõlemad läbi, et kui me võrdleme arendajaid sisseostmise teel versus palkamise teel, siis palgata on alati kallim, sest arendajaid sa palkad ikkagi, ei saa nii, et sa palkad ühe. Neid on ka erinevaid liiki nagu meidki, et neil on back-end arendajad, front-end arendajad, arhitektid. Siis on keegi, kes juhib seda protsessi, tootejuht. Ehk kui 4-5 arendajat võtta, see on niisugune 35 000 eurot kuus palgakulu ettevõttele juurde. Ehk siis alguses kiputakse minema seda teed, et hakatakse seda arendust sisse ostma, kas siis mingisuguse freelanceri käest või siis on ka tõesti selliseid ettevõtteid, kes sellist teenust pakuvad. Aga et kui nende puudus on siis see, et see arendusinsener või arendusbüroo, nemad ei tunne inseneeria know-how'd, mida meie tunneme. Nii et põhimõtteliselt peab istuma nagu meie insener ja siis IT-insener kõrvuti ja seda nagu üles ehitama. Aga see on päris ajakulukas ja seda nagu sisendit inseneri, siis nagu rakendusinseneri poolt on väga palju vaja. Ja kui me kasutame freelance arendajaid ja üksikuid väikseid ettevõtteid, siis alati on see risk, et kui ta ära kaob, siis see arendus jääb pooleli, sest seda arendust üle võtta kellegi teisel on võimalik, aga päris raske on. Et neid asju siis kindlasti arvesse võtta. Kui me palkame ettevõttesse arendajad, siis on see lihtsam, sest siis nad on meil töötajad, nad on kogu aeg meie inforuumis ja nad ei tegele ühegi teise ettevõtte protsessidega, ainult meiega ja on lihtsam siis seal kõrval istuda ja seda asja juhtida. Nii, aga ma nüüd jõudsin peaaegu lõppu, viimane sisuslaid, väga täpselt kell sai ka 5, et ma proovisin siis panna kokku need asjad, millest ma just täna rääkisin, kõik need võimalused, kuidas digitaliseerida oma tööd, oma protsesse ja siit koorub ka hästi välja, miks Excel on endiselt number 1. Et tal ei ole selliseid, et punane tähendab siis seda, et on pigem kehvasti sellega, roheline seda, et on hästi. Ehk siis Excelil ei ole selliseid suuri miinuseid. Ta on kättesaadav, ta on väga levinud, inimesed oskavad seda kasutada ja ta võimaldab inseneril endal välja töötada see mudel. Aga ta on ikkagi selles mõttes keeruline, et teda ise välja arendada, see nõuab ikkagi teadmisi ja kogemusi, et siis tuleb loota, et keegi saadab selle Exceli, mis on juba valmis tehtud. Ja kõige suuremad puudujäägid ongi siis hinna osas, et arendajate kasutamine on väga kallis, ma tõin siin mõned näited ja need spetsiaalsed tööriistad, mis meil täna olemas on, ka need kipuvad olema pigem kõrgema klassi hinnaga tööriistad, tarkvarad, et nad ei ole sellised tarkvarad, kus vaatan peale, teen kasutaja, login sisse, maksan mingisuguse normaalse kuutasu ja saan hakata kasutama, et sellist tarkvara ma ei ole veel näinud meie valdkonnas. Ja siis ChatGPT või AI ploki kokkuvõttes siis, et on ta väga hea tööriist, aga et kindlasti jälgida siis seda, mida ta väljastab, et kas see on usaldatav, kas see tundub õige ja et kuidas siis teha nii, et ma ei peaks korduvalt seal seda protsessi läbima, et ma kuidagi siis standardiseerin oma neid otsinguid nii, et ma oskan sama küsimuse juurde hiljem tagasi tulla. Jah, siit vist on kõik. Minul ongi nüüd viimane slaid, mis ütleb teile aitäh, et te kuulasite. Ma loodan, et see oli teile kuidagimoodi huvitav, andis mingit uut vaatenurka ja mul on väike abipalve, et kellel vähegi on aega, 3-4 minutit, siis siin on üks QR-kood jälle, mis viib Google Formsi lehele, kus on siis küsitlus, et siis vastata ühele küsitlusele, mis aitab natuke paremini mõista inseneride töövoogu ja siis annab võimaluse panustada siis ühe sellise tarkvaraarenduse sünnile, et see on vabatahtlik loomulikult, aga et kui kellelgi on võimalik panustada, siis ma olen väga õnnelik, kui te seda teete. Aga minu poolt kõik, nii et nüüd on vist küsimuste aeg. Jah, et kas siis chati või ma teen kohe osalejatele ka mikrofoni lahti. Aga jah, aitäh loengu eest ja saate küsimusi küsida. Ma näen, et üks küsimus juba on. Kas tehisaru saab usaldada
termodünaamika ülesannete lahendamiseks, milline tehisaru võiks olla selleks parim? Hea küsimus. Ja saab, mina igapäevaselt kasutan, et ta täiesti väga hästi leiab tegelikult seoseid, ta leiab neid rusikareegleid, tegelikult ta toob ka referentsid üldjuhul juurde, et kust ta mingid valemid on saanud või leidnud. Et ta on tegelikult päris läbipaistev, aga lihtsalt see fakt, et teda peab aeg-ajalt kontrollima, see lihtsalt tekitab sellist küsimust, et kas ma saan kinnisilmi teda usaldada, siis vastus on, et ei saa, aga üldjuhul ütleme, ma ütleks sihuke 95% tulemistest, mis ta on minule andnud, on olnud õiged või vähemalt on tundunud mulle, et on õiged. Nii et need veaprotsent on pigem seal madal ning küsimus oli, et mis tööriista täpselt kasutada, siis ma usun, et täiesti tavaline see assistent teeb selle töö ära, et kes sellega töö käigus jõuab nii kaugele, et ta tunneb, et ta tahaks seda treenima hakata, siis soovitan proovida ise siis AI mudel alla tõmmata ja siis seda, kellel on oskusi, seda siis nii-öelda õpetada. Aga see tavaline mudel täiesti töötab, mis on olemas. Et rohkem. Ma võin selle kohe panna chati. Küsiti siis turu-uuringu linki, selle võin panna. Nii, vaatame, kas ta tuleb. Vist tuli, ma loodan. Kas on äkki kellelgi veel küsimusi? Jah, palun, ma küsige, et ma tegin nüüd mikrofoni ka kõigile lubatuks, et võite ka nii küsida. Aga kui ei ole, siis minu ja Estise poolt suur tänu ka huvitava loengu eest. Ja kes kohaloleku kontrolli veel ära ei täitnud, siis nüüd on viimane aeg seda teha. Okei, ja tänan mina ka võimaluse eest, et tundub, et küsimusi vist ei ole. Paistab nii. Aga aitäh ja ilusat õhtut. Head õhtut.